Tere! Minu nimi on Olesja Kuznetsova ja mina töötan Südameapteegis proviisorina. Viimase aastaga Eesti turule tulnud hulk erinevaid antigeeni kiirteste. Südameapteegis meil on saadaval 2 tüüpi kiirtesti. Üks on ninasõrmetest ja teine on süljetest. Mõlemad testid on usaldusväärsed, kõrge tundlikkuse ja spetsiifilisusega. Praegu ma näidan teile, kuidas neid kasutada. Kõigepealt alustame ninasõrmetestist. Alguses peab kontrollima, et kõik testi osad oleksid korras, testi kõlblikkuse aeg oleks ka korralik ja testi siseosadeks on puhverlahus, pipett, vatipulk ja testkassett. Enne ninatesti tegemist oluline nosada nina. Esimese sammuna me võtame puhverlahust ning keerame korga ära ning paneme kogu seda lahust katsutisse. Juhin teie tähelepanu, et karbi sees on tootja pool tehtud väga mugav auk, kuhu saab panna katsutit. Järgmisena me võtame vatipulka. Vatipulka ei pea lükkama sügavale. Piisab, kui me lükkame vaid umbes 2,5 sentimeetrit. Ettevaatlikult sisestame vatipulka ninasõrmesse ning keerutame umbes 3-4 korda vastu nina seina ja kordame siis ka teises ninasõrmes. Seejärel sisestame vatipulka siis katsutisse ning õrnalt natuke pigistame ning hoiame vatipulka katsutis umbes minut aega. Seejärel paneme katsuti kinni ning teeme testkasseti lahti. Testkassetil me näeme 2 akent. Üks on aken S, siia peabki seda siis meie ettevalmistatud lahust tilgutama ja edaspidi väike aken, kus on välja toodud tähed C ja T. C tähendab seda, et see on kontrolljoon või siis testijoont. Nii, praegu tilgutame 3 tilka. Peame nüüd ootama 15 minutit, et saada kätte tulemust. Kui 15 minutit on läbi, et me saame siis hinnata testi tulemust. Hetkel tulemus on negatiivne, kuna tuli siia peale ainult kontrolljoon. See tähendabki, et test on negatiivne ja antigeeni ei ole tuvastatud. Kui tuleb joon T-täht kõrvale, et see tähendab, et test on positiivne. Vahepeal võib juhtuda, et T-joon on hämar või vahelduv või poolik. Sellesel juhul me ikka peame testi tulemus positiivseks. Kui juhtub niimoodi, et ei tule ühtegi joont, see tähendab, et test on kehtetu, kassett on vigane või test on sooritatud valesti. Juhul, kui test osutub positiivseks, peab kindlasti võtma ühendust perearstiga ning perearst vajadusel võib määrata PCR-testi diagnoosi kinnitamiseks.